Viimastel tundidel on Jordaanias kõlanud sireenid ning USA kodanikud on saanud saatkonnalt hoiatuse püsida varjendite lähedal. Sireenid aktiveeriti ka Ameerika baaside lähedal Iraagis. Nüüd on Pärsia lahe riigid valmisolekus. Iisrael jälgib olukorda tähelepanelikult. Ja Iraani enda juhtkond seisab silmitsi survega äärmuslastelt pärast seda, kui president Pezeshkian ja välisminister Arakshi sattusid režiimi lojaalsete rünnaku alla Washingtoniga peetud kõneluste tõttu. Alex Schloss toob meieni värskeima info. Pärast president Trumpi hoiatust viis USA sõjavägi Iraanis läbi uue rünnakulaine, sihtides õhutõrjesüsteeme, rannikuseiresüsteeme, raketi- ja droonipaiku, mereväevõimekust ning muud sõjalist infrastruktuuri Iraani rannikualadel. Washingtoni sõnul oli seekordne rünnak ulatuslikum kui varasemad vastastikused rünnakud, mis viidi läbi habraste relvarahu tingimustes Teheraniga ning need olid vastuseks Iraani rünnakutele kaubalaevade vastu, mis liikusid läbi Hormuzi väina. President Trump hoiatab nüüd, et iga järgmine rünnak toob kaasa palju karmima USA vastuse. Me andsime neile just väga tugeva löögi ja ma ütlen, et me lõime neid suhega 21. Iga kord, kui nad neid ründavad, lööme neid vastu 20 korda. Ja me tegime seda eile õhtul. Nad tegid täna midagi väikest, aga see oli tegelikult kättemaks eilse eest. Nad tabasid tegelikult 3 paati, mitte 2. Ja kui nemad ründavad, siis meie vastame palju tugevamalt. Iraan väidab, et Ameerika rünnakud rikkusid Washingtoniga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit. Ja Iraani revolutsiooniline kaardivägi ütleb, et nad vastasid samaga, võttes vastutuse rünnakute eest USA sõjaliste objektide vastu kogu Pärsia lahe piirkonnas. Bahreinis kõlasid sireenid, Kuveit teatas, et nende õhutõrje tõrjus rakette ja droone ja Katar andis lühiajaliselt välja turvahoiatuse enne kui olukorra turvaliseks kuulutas. Siiski väidab Trump, et Iraan soovib endiselt meeleheitlikult kokkulepet saavutada, samal ajal kui Katar kutsub pooli üles rakendama vastastikuse mõistmise memorandumit, mille eesmärk on vaherahu säilitada. Neil on väga vähe alles ja nad tahavad nii väga kokkulepet sõlmida, et helistasid mulle hiljuti. Nad tahavad nii väga kokkulepet. Ma lihtsalt ei tea, kas nad on kokkuleppe sõlmimist väärt. Ma ei tea, kas nad kavatsevad kokkulepet austada. See ongi probleem. Samal ajal seisab Iraani juhtkond silmitsi sisemise survega. Pärast seda, kui karmiliinlased ründasid president Masoud Pezeshkiani ja välisminister Abbas Arachid Khamenei matustel, süüdistades neid režiimi reetmises, kuna nad toetasid läbirääkimisi Washingtoniga. Ausalt öeldes on see natuke hullume. See on natuke hullume. Iisrael jälgib samuti olukorda tähelepanelikult. Peaminister Benjamin Netanyahu ja kaitseminister Israel Katz pidasid erakorralise julgeoleku nõupidamise. Ja Iisraeli kaitseametnikud ütlevad, et Iisraeli kaitsevägi on jätkuvalt kõrgeimas valmisolekus. Piirkonna jaoks on nüüd küsimus selles, kas see on järjekordne survevoor enne diplomaatia jätkumist või hoopis relvarahu täieliku kokkuvarisemise algus. Minuga stuudios, et sellest rohkem rääkida, on suursaadik Mark Regev, endine Iisraeli suursaadik Ühendkuningriigis ning endine peaminister Benjamin Netanyahu vanemnõunik, samuti julgeolekuekspert Jonkov Lapin, Ross Handleri raporti saatejuht. Härrased, aitäh, et olete minuga siin i24 News ingliskeelses stuudios. Jonko, alustame seni teadaolevatest sihtmärkidest, mida Ameerika Ühendriigid on Iraanis rünnanud. Me teame, et Iraan vastab rünnakutele, sihitas niinimetatud Ameerika baase kogu piirkonnas, kuid mida Ameerika Ühendriigid tegelikult kaaluvad, et režiimi tabada piiratud eskalatsiooniga, ilma et see praegu põhjustaks laiemat vastulööki? Jah, kindlasti. Iraan testib oma piire, püüdes saada Hormuzi üle kontrolli. See on olnud komistuskiviks sellest hetkest alates, kui see väga sügavate puudustega, mõne arvates lausa saatuslikult vigane, vääriti mõistmise memorandum allkirjastati. Vaata, päeva lõpuks ei ole need sihtmärgid juhuslikud. Me näeme, et CENTCOM sihib järjest laiemalt Iraani võimet oma tahet Hormuzi väinast peale suruda. Enamik neist sihtmärkidest asub Iraani lõunarannikul. Me räägime radari jälgimisjaamadest. Me räägime laevavastastest tiibrakettidest, Iraani revolutsioonilise kaardiväe paatidest, mida kasutatakse selleks, et ahistada naftatankereid, mis liiguvad mööda marsruuti, mida iraanlased ei taha, et nad kasutaksid. See tähendab mööda Omaani rannikut. Nad tahavad sundida kogu liiklust liikuma mööda Iraani rannikut, et siis nõuda oma niinimetatud tasusid ja sisuliselt domineerida Hormuzi väina üle. See ongi see, mida nad siin üritavad teha. Ja selle tulemusena arvan ma, et nad hindavad olukorda valesti. Nad on viimase 2 päeva jooksul kaotanud märkimisväärse osa oma võimekusest. Aga ma arvan, et USA soovib sellest hoolimata, mida president Trump ütleb, et see vastastikuse mõistmise memorandum õnnestuks.
Kahjuks pean ütlema, et minu arvates on see vastastikuse mõistmise memorandum väga-väga vigane, kuid ma arvan, et nad on endiselt huvitatud selle õnnestumisest. Ja sama kehtib ka iraanlaste kohta. Nii et me näeme, kuidas nad üksteist proovile panevad. Keegi ei tea, kuhu see viib. No suursaadik Ragib, te kuulete presidenti ja ta ütleb, et iraanlased tahavad endiselt kokkulepet, hoolimata sellest, mida nende tegevus võib näidata. Läbirääkimised pidid jätkuma 11. juulil. Kas on mingid märke selle kohta, kus diplomaatia praegu tegelikult seisab? Ma arvan, et vaatajatel on oluline mõista, et me oleme praegu 60-päevase läbirääkimiste perioodi keskel, mille jooksul arutatakse, mis peaks juhtuma pärast neid 60 päeva. Ja olukord, kus me praegu oleme, on see, et puudub põhiline arusaam sellest, mis peaks toimuma vaheperioodil. Kuigi kõik arvasid, et mingid kokkulepped on saavutatud. Ja ma arvan, et see ongi siin kõige olulisem küsimus. Mind lohutab ja isegi ettevaatlik optimismi tekitab see, kuidas president Trump käitub. Sest ta ütleb, et ei pea kinni vastastikuse mõistmise memorandumi kokkuleppest, millele te ise alla kirjutasite. Iraan kohustus hoidma Hormuzi väina avatuna ja mitte sekkuma mereliiklusesse. Ja ometi oleme korduvalt näinud, kuidas iraanlased sihivad laevu, mis, nagu Jakov just ütles, tahavad liikuda väina Omaani poolele ja nii edasi. Ja põhimõtteliselt mulle meeldib president Trumpi karm lähenemine. Ta ütleb iraanlastele, et ei saa mängida mänge. Te võtsite selle kohustuse. Te olete oma lubadusi murdnud. Ja ma arvan, et just sellepärast nägimegi Türgi poolt väga karmisõnalist avaldust, kui ta külastas NATO tippkohtumist. Ta ütleb, teie iraanlased tegite kokkuleppe, aga te ei pea sellest kinni. Ja Jakov on samuti õige, sest kui 60 päeva saab täis, peavad nad tegema tõsist tööd ja arutama tuumaprogrammi üle. Kui te ei suuda kokku leppida selles, mida te täna teete ja milles väidetavalt juba kokku lepiti, siis kuidas saab üldse olla usaldus tegeleda tõeliselt keeruliste küsimustega, milleks on muidugi Iraani tuumaprogramm? Selle sama teema juurde tahan ma kaasata ka teise külalise, Brian Katulise Lähis-Ida instituudi vanenteaduri. Brian, aitäh, et oled meiega I24 News Englishis. Sa kuulsid just suursaadik Mark Regevit. Ta ütles, et vastastikuse mõistmise memorandum oli mõeldud tulistamise peatamiseks ja Hormuzi väina avamiseks. Kumbki neist ei toimu praegu. Kas vastastikuse mõistmise memorandum on sisuliselt surnud? Kas oleme tagasi alguses või vähemalt seal, kus olime 3 nädalat tagasi enne selle memorandumi allkirjastamist? Tundub, et nii ongi. Ma mõtlen, et teie 12 külalist olid üsna viisakad. See vastastikuse mõistmise memorandum on järeleandmiskokkulepe. President Trump on kahjuks nõrgemas positsioonis ja püüab Iraanile järele anda. Kõigi märkide järgi peaks see läbi olema, aga tundub, et ei ole. Ma ei tea miks. President Trump saadab endiselt vastuolulisi sõnumeid. Tal on asepresident J.D. Vance, kes minu arvates toetab seda lähenemist. Aga ma arvan, et see viimane tulevahetus näitab, et Trumpi administratsioon ei tea, mida ta teeb. See ei konsulteerinud mõne meie lähima partneriga Lähis-Idas, sealhulgas Iisraeli ja paljude Pärsia lahe riikidega. Ja me näeme, mis edasi saab. Ma arvan, et me oleme jõudnud olukorda, kus Trumpi esimesel ametiajal oli Iraanile maksimaalne surve, aga nüüd on maksimaalne ebakindlus, sest ma ei usu, et isegi president Trump teab, mida ta järgmisena teeb. Aga kuidas on katarlastega? Katari välisminister pidas eraldi kõrgetasemelisi kõnesid Iraani, Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide ametnikega. Kuidas püüavad vahendajad nagu Katar selles ebakindlas olukorras manööverdada? Ma arvan, et nad tõenäoliselt püüavad kiiresti välja selgitada, kes tegelikult Iraanis otsuseid langetab. Ma mõtlen mitte, et Iraani režiimi juhid oleksid viimase 40 aasta jooksul olnud head inimesed, aga selle aasta sõja üks tulemus on see. Ma arvan, et see on toonud Iraanis võimule võib-olla isegi veel äärmuslikumad, aga kindlasti vähem ettearvatavad juhid, kes on endiselt võimul. Tõhusat režiimi muutus pole toimunud. Me ei räägi praegu isegi veel tuumaprogrammi seisust, mis oli ja peaks endiselt olema peamine fookus. Aga seda pole, sest miks? See, mis oli avatud 27. veebruaril päev enne sõda, Hormuzi väin, on endiselt suletud. Iraani juhid, kes on endiselt võimul, kasutavad seda hoovana ja nad kasutavad seda, mida üks teie teistest külalistest nimetas arusaamatuste memorandumiks. Mina nimetaksin seda Trumpi vaatenurgast järeleandmiskokkuleppeks, sest ta teab, et on siin Ameerika Ühendriikides poliitiliselt nõrgem. Ja majanduslik valu, mida Iraani režiim on nüüd põhjustanud sellistes kohtades nagu Ameerika, on Trumpi teatud mõttes nõrgendanud. Ja ta on tõesti meeleheitel, et siin mingisugust lahendust leida.
See toob meid tagasi ühe peamise kriitikapunkti juurde juba enne selle vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist. Nii kaua, kui Iraanil on mingisugusedki võimed ja ta usub, et kontrollib nüüd Hormuzi väina, pole vahet, milliseid dokumente nad nüüd või tulevikus allkirjastavad. Kuidas me saame lahendada probleemi selle kitsukese veetee üle, mida Iraan nüüd kontrollida tahab? Ma arvan, et praeguste Teheranis olevate juhtidega ei ole see võimalik. Ja ei ole selge, et president Trump, kui vaadata tema senist tegevust maailmas, ei ole tegelikult kuigi osav püsivate diplomaatiliste kokkulepete sõlmimisel. Ma ei tea, kas te kõik mäletate, kui ta väitis, et lõpetab Venemaa sõja Ukraina vastu 1 päevaga. Siin me nüüd oleme, 1,5 aastat tema ametiaega on möödas. Ta ei ole suutnud seda teha. Ja ma arvan, et osaliselt on see sellepärast, et ta ei loo koalitsioone. Tagasi selle punkti juurde, mida ma varem mainisin. Me oleksime ilmselt pidanud selle memorandumi asjus sõjalise partneri Iisraeliga veidi põhjalikumalt konsulteerima. Me oleksime kindlasti pidanud tihedalt konsulteerima nende laheäärsete riikidega, kus meil on baasid, ja me oleksime pidanud looma koalitsiooni. Problem on selles, et president Trump on sõltuvuses omaenda etenduslikust diplomaatia stiilist. Ja ma soovin, et see oleks parem. Ma soovin seda, sest Ameerika on tegelikult sõjaliselt tugev. Sõjaliselt tugevam ma arvan, et Ameerika ja Iisrael on siin moraalses üleolekus võrreldes Iraani režiimiga. Aga kuidagi kasutame oma tugevat positsiooni üsna kehvasti ära. Ja ma arvan, et just seda me president Trumpiga siin näeme. Brian Katulis, tore, et olite täna meiega i24 News Englishis. Aitäh selle ülevaate eest. Aitäh. Tagasi siin stuudios, Mark, kui me räägime sellest vastastikuse mõistmise memorandumist, siis paljud inimesed Iisraelis, paljud juhid Iisraelis olid selle suhtes algusest peale kriitilised. Kas on võimalik, et see, mida me praegu näeme, on Iisraeli jaoks hea, kui vastastikuse mõistmise memorandum hakkab lagunema? Esiteks arvan ma, et pole veel selge, kas memorandum on läbi või mitte. Ma mõtlen, Trump pole seda võimalust välistanud. Ja on võimalik näha seda viimast tulistamisvooru kui sunddiplomaatiat. Teisisõnu, te ei täida oma kokkuleppe osa. Me tulistame teid seni, kuni te seda teete. Ja sellest vaatenurgast, nagu ma varem ütlesin, on põhjust ettevaatlikuks optimismiks. Iraanlased kas saavad aru, et nad peavad Ameerikaga sõlmitud kokkulepetest kinni pidama ja oma lubadusi täitma, või kui mitte, siis maksavad nad selle eest hinda. Ameerika ei karda jõudu kasutada. Ja võib-olla tähendab see, et see protsess võib õnnestuda, sest ma usun, et iraanlased teevad järeleandmisi ainult siis, kui neil on nii-öelda püstol kuklas. Ja kui mitte, siis on selge, et ameeriklased annavad märku, et nad on valmis naasma kõrgema taseme sõjategevuse juurde. Ja ma arvan, et see on hea uudis. Iraanlaste jaoks on ainus viis seda diplomaatiliselt lahendada see, kui nad mõistavad, et kui nad hakkavad mängima, kui nad hakkavad vassima, kui nad alustavad neid mänge, mida me oleme harjunud neid mängimas nägema, siis saavad nad automaatselt sõjalise löögi. Ja võib-olla peaks see andma nootust neile, kes tahavad näha diplomaatia õnnestamist. Sest see on ainus alus, millel diplomaatia saab õnnestuda. Hästi, aga samal ajal pärast seda, mida me täna nägime, pärast sireenide kõlamist Ameerika baaside lähedal Erbilis ja Bagdadis, on nüüd ilmunud ka teateid droonirünnakust, mis tabas Iraani kurdi opositsioonigruppi Erbili lähedal. Praegu ei ole teateid ohvrite kohta. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud nüüd Intifad Hanbar, kurdi kaitseaktsiooni nõukogu esimees Washingtonis DC-s. Ta on ka endine Iraagi asepeaministri pressiesindaja. Intifad, tore on teid täna i24 News Englishi kanalil tervitada. Nende viimaste teadete valguses näib, et kurdi väed satuvad taas rünnaku alla, samal ajal kui USA ja Iraan vahetavad tuld. Miks on nad taas sihikule võetud? Tere hommikust Washingtonist, Nicole, aitäh. Ma arvan, et praegu toimub see, et Iraan pole kunagi lõpetanud rünnakuid Iraani kurdi opositsioonigruppide vastu Iraagi Kurdistanis. Ja ma arvan, et üks suur osa probleemist on see, et kurdi valitsusel puudub igasugune õhutõrje. Tänu Ameerika Ühendriikidele on Erbili ja osa Iraagi Kurdistani kaitstud Iraani agressiooni rakettide ja droonide eest. Ja nad on teinud suurepärast tööd, kuid siiski kurdi valitsuse võitlusjõud Peshmerga ei oma õhutõrjet. Seega töötame Washingtonis väga kõvasti selle nimel, et veenda Ameerika Ühendriike andma kurdi valitsusele need õhutõrjesüsteemid. Probleem on selles, et nad peavad Bagdadist mööda minema, sest Kurdistan on osa Iraagist. Ja tead mis veel?
Bagdad on rohkem Iraaniga seotud ja nad ei luba seda Kurdistani piirkonda viia. Seega peame looma otsese ühenduse ja Ameerika Ühendriigid peavad toimetama need õhutõrjesüsteemid, mida Kurdistanis hädasti vajatakse, et kaitsta 6 miljonit kurdi valitsust ja nende tsiviliseeritud ühiskonda. Aga kuidas on lood viimaste rünnakutega Ameerika baasidele Iraagis? Mida Iraan nende baaside ründamisest võidab? Iraagi tõmmatakse ilmselgelt kahe poole vahele. Ühel pool on Washington ja teisel pool Teheran. Kas Iraan üritab siis mõne sellise rünnakuga Bagdadi enda poole tõmmata? Nicole, kahjuks tänu endistele USA administratsioonidele, täpsemalt Obama ja Bideni administratsioonile, sai Iraanist Lähis-Idas jõhkart. JCPOA eesmärk oli põhimõtteliselt piirata Iraani tuumavõimekust, kuid inimesed jätsid peamise punkti tähelepanuta. Iraani probleem ei ole ainult tuumaküsimus, vaid ka relvarühmituste toetamine, rünnakud piirkonnas, sealhulgas Iisraelis, Araabia Ühendemiraatides, Pärsia lahe riikides. Kõik need on Ameerika Ühendriikide liitlased, samuti strateegilised kaugmaaraketid. Seega tuleb enne, kui saame öelda, et Lähis-Idas valitseb rahu ja püsiv stabiilsus, kõrvaldada terve rida probleeme, mis on seotud Iraani võimuga. Vastasel juhul jätkab Iraan Lähis-Ida kiusamist, sest seda režiimi juhivad jõhkardid, apokalüptilise maailmavaatega inimesed. Neil puudub igasugune loogiline mõtlemine ja me peame selle ohu ühel või teisel viisil kõrvaldama. Kui vaadata avalikku arvamust režiimi suhtes nii Iraagis kui Iraanis, siis täna on Qasem Soleimani matuste viimane päev, mis algasid Iraanis, liikusid Iraaki ja nüüd on ta tagasi lõplikuks matmistseremooniaks. Kui tema poeg, uus ülemjuht Muqtada al-Sadr täna ei ilmu, kuidas see võiks veelgi kahjustada avalikku arvamust või isegi usaldust režiimi vastu? Ma ütlesin siin sinu saates, Nicole, kui sa mäletad, et Iraan kavatseb kasutada neid matuseid jõudemonstratsioonina ja eriti oma jõu näitamiseks. Siiski Iraani Vilayat al-Faqih doktriinis on midagi, mida nimetatakse al-taqiyaks, mis tähendab petmist. Valetamine on seaduslik ja usuliselt aktsepteeritav. Nii et mind ei üllataks, kui Musallaf on surnud või poolenisti surnud või vegetatiivses seisundis ja nad jätkavad ütlemist, et ta toimib. Sest valetamine selle Taqiyya doktriini kohaselt on vastase petmiseks vastuvõetav. Ja kuidas saaks siis üldse kokkulepet saavutada? Kuidas saaksid sõlmida vastastikuse mõistmise memorandumi või pikaajalise kokkuleppe režiimiga, mille riigijuhtimise põhiosa on valetamine Taqiyya doktriini alusel? Anti Fatkanbar, väga tore, et olete täna meiega i24 News Englishis. Aitäh! Aitäh! Siin stuudios tagasi, Jakob, kui me vaatame matuseid, siis Liibanon, Saudi Araabia, Katar, kõik nad saatsid delegatsioonid Khamenei matustele. Riigid, kes ei saatnud ka AÜE. Kas see on siis märk mitte ainult uuest diplomaatilisest, vaid ka julgeolekuaparaadist, mida me praegu sellest piirkonnast näeme? Ma arvan, et see näitab, et ühist Pärsia lahe riikide lähenemist Iraanile enam ei ole. Kõik liiguvad eri suundades. Ühist lahe poliitikat enam pole. See on kõik ajalugu. Ja me nägime isegi, kuidas Araabia Ühendemiraatide kommentaatorid pilkasid sauda, öeldes, te arvate, et tegutsete strateegiliselt, kui saadate matustele madala tasandi esindajaid. Te ei tegutse strateegiliselt, te lihtsalt alandate end. See riik, Islami Vabariik, tulistas meie kõigi pihta rakette ja teie saadate delegaate selle mehe matustele, kes selle sõjamasina üles ehitas. See on alandus. Ja seda ütlesid Araabia Ühendemiraatide kommentaatorid täiesti otse. Ja mina usun, et selliseid kommentaare ei tehta, kui neil pole kuningliku õukonna heakskiitu sellistes riikides. Nii et minu arvates näeme väga suurt lõhet Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia vahel selles, kuidas Iraaniga toime tulla. Ja nagu teate, näeme, et suured riigid nagu Saudi Araabia ja Katar armastavad Iraani puhul rääkida kahetiselt ja mängida topeltmänge ning jätta endale kõik võimalused lahti. Ja teised riigid nagu Araabia Ühendemiraadid, eriti just Araabia Ühendemiraadid, on esirinnas palju julgema ja otsesema lähenemisega, tugevdades liitu Iisraeliga ja lootes, et Ameerika Ühendriigid tulevad Iraani küsimuses mõistusele.
sellel on kindlasti ka sõjalised tagajärjed. Meil on olnud mitu teadet, Araabia Ühendemiraatides on Iisraeli raudkupli patarei. See ei piirdu ainult raudkupliga. Võime ette kujutada igasuguseid luure- ja operatiivkoostöö tasandeid nende kahe riigi vahel ühise vaenlase vastu. Ja teised riigid Pärsia lahe piirkonnas näivad jätvat endale kõik võimalused lahti, palju vähem julgel moel. No suursaadik Reek, kui me vaatame viimaste päevade jooksul sellest matuse protsessioonist tulnud retoorikat, siis kuuleme hüüdeid surm Ameerikale, surm USA presidendile Donald Trumpile. Isegi täna viimasel päeval avati tohutu plakat, millel inglise keeles seisab "Me tapame Trumpi". See on selge sõnum Washingtoni läbirääkijatele ja ka USA presidendile endale. Kas sellel on siiski mingeid tagajärgi käimasolevatele läbirääkimistele ja sellele, mida Trump ise mõtleb? On olemas vana ütlus, mida näed, seda saad. Ja see on täpne väljendus sellest, kuidas Iraani revolutsiooniline režiim maailma näeb. Ja Iraan on alati öelnud, et Ameerika Ühendriigid on suur saatan ja Iisrael on väike saatan. Ja et me ei tahaks oma Euroopa vaatajaid solvata, aga Euroopa on ilmselt keskmise suurusega saatan, jah. Need on fanaatikud, need on revolutsioonilised fanaatikud. See oli Henry Kissinger, palju targem kui mina, kes ütles, et probleem on selles, et Iraan ei ole riik, see on missioon. Teisisõnu, eesmärk on islami revolutsiooni levitamine. Ja sellepärast on Iisrael alati nii mures nende tuumaprogrammi ja terrorismi toetamise pärast. Ja ma arvan, et Donald Trump, vähemalt ma loodan, aga ma arvan ka, et ta saab sellest aru. Aga kuidas on matustega, sest Jaakov mainis seda? Vaata, iraanlased said tõesti kõva laksu, kui vaadata, kes matustel osalesid. Ma mõtlen, muidugi meile ei meeldinud see, et Liibanoni kaitseministri asetäitja läks sinna ja Saudi araablased saatsid oma välisministri asetäitja, jah. Aga välja arvatud pakistanlased, kes saatsid oma presidendi, eks, ja pakistanlastest oleme selles saates varem rääkinud. Pakistanlased on kohutavad, kui asi puudutab Lähis-Ida rahu. Jah, neil pole mingit panust anda. Nad näivad olevat ühes paadis kõige äärmuslikumate jõududega. Aga venelased saadavad endise presidendi, kellel pole mingit mõju, eks? Ja see on nende lähim sõber. Hiinlased, kes peaksid samuti olema nende lähedased sõbrad, saadavad asevälisministri, eks? Ja riik riigi järel saadab madalataseme diplomaatilise esinduse. See on islamirežiimi jaoks nagu näkku nöömine. See näitab nende diplomaatilist isolatsiooni. Eks? Lõuna-Aafriklased, kes pole Iisraeli sõbrad, ei saatnud kedagi. Midagi toimub. Ootame kindlasti ära ja vaatame, kuidas see täpselt kujuneb, eriti siin piirkonnas. Mark Regev, Rek, Jaakov Lappin, suurepärane analüüs mõlemalt. Aitäh teile!